Tere kõigile siin olijatele, nii riigi esindajatele, omavalitsuse esindajatele, sotsiaaltöötajatele, ülikooli esindajatele, ESTA esindajatele ja nii edasi. Minul on nüüd olla au siin teie ees ja tutvustada seda uuringut, mida me oleme läbi viinud suuremas meeskonnas ja millesse on palustanud ka väga paljust teist. Mis uuring see siis oli? Viisime läbi selle ESTA ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja vaatasimegi omavalitsuse, laste ja sotsiaaltöötajate töö heaolu. Ja tegelikult oli selle uuringu läbiviimise ajal just nimelt mõtted tekkinud just nimelt tänasest uuringust, tänasest konverentsist. Meie viisime läbi suuremamahulise online küsitlusuuringu, vaadates nii teie tausta, teie tööalast elukvaliteeti, töö heaolu, teie läbipõlemisriske ja palusime teil ka hinnata seda, mis teid seda kõike mõjutada võib. Läbi viisime selle uuringu eelmise aasta vahetusel ja selle aasta alguses, detsember, jaanuar 2023-2024. Ja meie uuring oli suunatud lihtsalt öeldes omavalitsuse sotsiaaltöötajatele ehk nendele, kes on omavalitsuses nii sotsiaaltööspetsialistid, lastekaitsespetsialistid kui ka sotsiaalvaldkonna juhid. Ja suur tänu teile, päris oluline vastamismäär. Kui me saatsime välja 820 taotlust, siis tagasi tuli täidetult, mida me saime ka uuringus kasutada, ligemale 28% vastuseid. Nii et, ja veel korra, kelleta see uuring ei oleks valminud, meie projektimeeskond, mis koosnes 2 professorist, 2 sotsiaaltöölektorist ja 2 nooremteadurist ehk nendest, kes õpivad praegu meil doktoriõppes. Loomulikult need 229 sotsiaaltöötajad, kes võtsid vaevaks selle ankeedi vähemalt viimase ploki küsimusteni ära täita. Nende hulgas siis 82 sotsiaaltööspetsialisti, 110 lastekaitsetöötajad ja 25 valdkonna juhti, pluss oli veel 12 sotsiaaltöötajad, kes ei suutnud selle 3 kategooria alla ennast ära liigitada. Ja olen ka siia kenasti noolega viidanud need organisatsioonid, kes rohkem või vähem olid seotud selle uuringuga. Kelle nägu on meie sotsiaaltöötaja, vähemalt selle uuringu põhjal? Nagu siit läbivalt on näha, ta on naine. Keskmine vanus 44,5 aastat. Kõige noorem 23 ehk eeldusel lõpetanud ülikooli. Vanim oli meil 66. Ja enim sattus seekord 55-aastaseid ja 49-aastaseid. Tööpiirkonna koha pealt pigem Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti ja veidi vähem võib-olla on alaesindatud on Kirde-Eesti ehk Ida-Virumaa. Siit ka väikene müüdikummutus mõnes mõttes vähemalt, kes on vaevaks võtnud seda uuringut täita, ehk et sotsiaaltöötajad vahetavad väga tihti töökohta. Meie uuringus selgus, et nad on üle 8 aastat töötanud selles omavalitsuses. Võib-olla positsioonid on erinevad, aga selles omavalitsuses. Ja keskmiselt on 12 aastat, ligemale 13 aastat töötanud valdkonnas ja maksimaalne vist oli üle 40. Ja positiivsena võib ka välja tuua, et võrreldes varasemate uuringutega erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötajate osakaal on märgatavalt tõusnud, jõudes peaaegu juba 2/3. Eriti rohkelt on meeldiv näha, et ka sotsiaalkonna valdkonna juhtidest seda omab juba 80%. Muud kõrgharidust siis omas 66 vastajat ehk veidi alla 30% ja 9 ei olnud üldse kõrgharidust, aga pooled neist mainisid, et nad praegu õpivad ja kohe lõpetavad, ehk et praeguseks hetkeks nad on tõenäoliselt juba lõpetanud. Ja lisaks mainiks veel, et see 229, millele me keskendusime,
olid need, kes siis täitsid vähemalt 3 esimest plokki. Et tegelikult uuringu avajaid oli üle 300. Räägiteski siis töö heaolust. Vaataski siis erinevaid kategooriaid, siis oma töökeskkonna üle kontrolli omavad loomulikult enim valdkonnajuhid, samas oma üldist heaolu hindavad parimaks lastekaitsetöötajad. Ma nimetan neid lastekaitsetöötajad, kuigi me tihti kasutame uut nimetust laste heaolu spetsialistid. Töö- ja pereelu tasakaaluga on pigem võrdselt rahul nii juhid kui lastekaitsetöötajad, positiivselt ka karjäärivõimalustega valdkonnajuhid ja laste heaolu spetsialistid. Stress on kõigi jaoks väga tõsine teema ja töötingimustega on ka eelkõige rahul valdkonnajuhid. Ja ka meie lisaküsimustega pigem on rahul lastekaitsetöötajad välja arvatud sellise professionaalse tasakaaluga, ehk et nemad tunnetavad, et nende tööülesanded ei ole kõige paremas tasakaalus. Aga juba siit tuleb välja väga selge trend, et sotsiaaltöö spetsialistid on kõige keerulisemas olukorras. Eraldi vaatasime taanlaste poolt välja töötatud läbipõlemisriskide instrumendi abil ka teie läbipõlemisriske. Ja instrument ongi selline, millega saab hinnata grupi läbipõlemisriske, kas siis sotsiaaltöötajatel tervikuna, ja meie oleme siis eraldi võtnud välja 3 gruppi. Ehk et mida rohelisemaks, seda parem on olukord, mida tumedam, seda keerulisem. Et positiivne on näha, et klienditööga seotud riskid, kui jätta välja see, et te annate rohkem, kui vastu saate, on tegelikult päris rohelises. Et sellega, et klienditööd teile teha meeldib ja selle koha pealt läbipõlemisriski nii palju ei tunne, kui seda nii isiklikus või ka tööalases. Aga järjekordselt on selgelt näha, et kõige keerulisemas olukorras on sotsiaaltööspetsialistid, raskusi teatud teemadel on ka juhtidel ja kõige paremas olukorras on laste heaolu spetsialistid. Ja tänu selle oli ka väga kurb täna kuulda, et supervisioonid lõpetatakse, vähemalt riigi kulul, sest ka meie uurimismeeskonna üks peamisi arutelukohti, miks lastekaitsetöötajad on teistes nii-öelda paremas positsioonis, olidki need, et neil on olnud kohustuslikud supervisioonid. Et neid on sunnitud viimastel aastatel ja nende tööandjaid rohkem mõtlema töönõustamisele, supervisioonidele, mida võib-olla sotsiaaltööspetsialistid ja juhid nii palju ei ole ise teinud. Oluline on ka alati palk. Kui eelmise aasta lõpus oli keskmine Eesti brutopalk 1904 eurot, siis sotsiaaltöötajad üldiselt saavad alla keskmise. Jälle, eriti keerulises olukorras on sotsiaaltööspetsialistid. Loomulikult juhid natukene seda tõstavad, mis on ka loomulik. Ja ka palgatõus, circa 400–500 eurot. Ja kõige rohkem soovivad meil palgatõusu laste heaolu spetsialistid keskmiselt. Rääkides tõesti üks teema, kas sotsiaaltöötaja peab tegema ületunnitööd. Selgub päris palju. Ja siin joonistub välja veel selgelt sotsiaalvaldkonna juhid, kes teevad seda pea iganädalaselt ja millele järjekordselt ei pöörta piisavalt tähelepanu. Kas me saame lisatasu? Nagu näha, rahas seda nii-öelda regulaarselt ei saa keegi. Et see tulp jäi meil lausa välja. Pigem saadakse siis, seda on võimalus asendada vaba ajaga või ka siis juhtide puhul nendel hetkedel, kui on väga suur lisatöö, et sellisel juhul see kompenseeritakse. Kuidas hoida vaimsest tervist? Võimalused. Võimalusi on erinevaid, neid kasutatakse erinevalt. Ja kui meeskonna ja tervisepäevad ja terviseteemased koolitused on suhteliselt laialt kasutusel, siis on väga palju omavalitsusi, kes neid ei võimalda, aga on ka neid teemasid, kus võimalus on, aga sotsiaaltöötajad ise ei kasuta. Üks neist ongi seesama kovisioon, mida tõenäoliselt
pole veel piisavalt kasutatud, sportimisvõimalusi ei kasutata piisavalt ja mida võib-olla kõige rohkem veel oodatakse, ongi ka seda füüsilist keskkonda, millele on kõige vähem tähelepanu pööratud, nii ergonoomiline töökeskkond kui ka tervisliku toitumise võimaldamine. Panime ka siia mõned märksõnad, mida nimetati vajadusega, mida oodatakse tööandjalt. Üks on paindlik tööaeg. Töökoormusega arvestamine, tervisepäevad, lisapuhkus, sportimisvõimalused paremad, tõenäoliselt pigem need, keda omavalitsus ei võimalda või need, kes tahaksid veel rohkem. Aga väga olulised psühholoogiline abi, supervisioon, teraapia, kogemusnõustav, mentorlus, enesehoiukultuur, et need olid väga tugevalt välja tulnud teemad, mida tõenäoliselt on kõige rohkem vaja. Ja ka organisatsioonile meeskonnaüritus on tegelikult väga olulised, kuigi tundub aeg-ajalt, et see on hästi lõbus. Ja märkamine, et mitte ainult, et sotsiaaltöötaja peab märkama abivajajat, sotsiaaltöötaja peab märkama ka kolleegi. Juhitoetus, arenguvestlused ja töökeskkonna väärtustamine ja positiivne tagasiside ja tunnustamine loomulikult ka. Uuringu raames otsustasime kuidas avada ühte Pandora laegast, mis meie valdkonnas on siiamaani olnud tabuteema. Me otsustasime seekord avada selle 2 lihtsa küsimusega, sest tegemist oli online uuringuga ja me ei tahtnud minna väga süvitsi, vaadates töökiusu ja kliendipoolse vägivalla kogemist. Ja tulemused olid tegelikult vägagi muret tekitavad. On kogetud nii füüsilist rinnakut, isegi pereliikmete vastu, sellega ähvardamist. No väga tüüpiline on see, et teid verbaalselt rünnatakse töökeskkonnas, aga mitte ainult, ka eraelustes hetkedes. Ja väga levinud on ka valekaebuste kirjutamine. Teisalt ei saa ka ära unustada, et omavalitsustöötajad on tajunud väga palju ka töökiusu ja seda nii juhtidelt, vahetult juhid alluvatelt kui ka vahetutelt kolleegidelt. Ja ma arvan, et see on see teema, mis oli ka võib-olla õige ühel hetkel nüüd avada, et mis siis ka tegelikult selgus, et 92% ehk pea kõik on kogenud mingit tööalast rünnakut klientide poolt. Nagu te nägite, valikus olid ka need, kui on rünnatud need asjasse mitte puutuvaid pereliikmeid. Ja töökiusu on kogenud üle 60%. Ehk need on väga muret tekitavad arvud. Ja siin me küsisime ainult 2 lihtsat küsimust. Kas te olete kogenud või te ei ole kogenud? Tõenäoliselt on see teema, millega meie siin ülikoolis peame tõsisemalt edasi tegelema, sest me peame saama ka üle sellest tabust, et töökius ja kliendipoolne vägivalla kogemine näitab sotsiaaltöötaja ebaprofessionaalsust. Ehk ainult ebaprofessionaalne sotsiaaltöötaja võib sattuda kliendipoolse vägivalla ohvriks. Ei usu. Kelle ülesanne see siis on? See tööheaolu. Siit oleme ka rääkinud juba tänagi, et see on väga mitmete osapoolte koostöö. Nii sotsiaaltöötaja, mina ei ole siia pannud neid tõesti erinevatesse suurustesse, kui vahetu juht, kui omavalitsus või üldse organisatsioon, kindlasti ka riiklikul tasandil ministeeriumil oma ülesanne, rakendusüksustel nagu näiteks SKAL, ülikoolidel, nii tudengeid õpetades kui ka teadustööga tähelepanu juhtides kutseühendustel. Ja panin siia ka veel 3 punkti. Üks teema, millest me räägime kindlasti siin juures üha rohkem kasvavalt, on kogukond. Teisalt ka üldisem avalikkus, teadvustamine, et sotsiaaltöötaja ei ole see, kes tahab abivajale halba või sotsiaaltöötaja ei ole ka see, kelle peal võib oma halva tuju lihtsalt välja elada. Ja igaüks tõenäoliselt leiab ka veel mõne aspekti, mida võiks siin välja tuua. Omas kogemusest ütlen, minu jaoks üks väga hea tööheaolu parandaja, eriti kodukontoris, on märgnina
liputav saba ja 4 käppa. Või ka, kellel siis nurukass. Et ka tegelikult nemad on väga hea. Võib-olla jõuavad ka nemad ükskord meie töökeskkondadesse, mitte ainult abivajale, vaid ka meile endile. Ja üks samm sellest teel on ka teie tänane olek siin, sest et praktiliselt kõikide osapoolte esindajad on ka siin täna kohal ja ma loodan, et igaüks leiab endale tänasest päevast midagi, mida kuulata ja meie ja mina täname teid kuulamast, kaasa mõtlemast ja sellesse uuringusse panustamast. Samas mainin veel, et see oli ainult selle uuringu lühitutvustus, millega on teil on võimalus ka selle raportiga tutvuda, aga töö ka nende andmetega ja tõenäoliselt töö nende teemadega jätkub nii teadlaste kui ka üliõpilaste lõputöödega. Nii et kui teil on aega, võtke panustamiseks ka nendesse jätku-uuringutesse. Aitäh meie kõigi poolt. Aitäh ka Kersti. Ja küsin sinult ka veel üle. Karmen juba ütles, et tegelikult on see uuring veebis avalik ja Karmen lubas siis, et kõik, kes on ennast registreerinud täna selle üritusele, et nad saavad selle siis ka oma meili peale selle viite, eks ju, et numbreid oli palju, tahate ise veel järele mõelda. Ja ma loodan, et ühel hetkel võib-olla ka ministeerium paneb selle oma leheküljele ja ka ESTA. Otsisin nädalavahetusel, veel ei leidnud. No nii, vaat kui kuri. Ja küll, aitäh sulle praegu.